praegu on kummaline mõeldagi, et siiani asus haigla hoonetes, mis osaliselt selleks otstarbeks rajatud polnudki ja et päris haiglat pole Pärnus kunagi varem ehitatud. Täpselt 100 aastat enne Ristiku tänava hoonet valminud Siljutise tänavamaja oli küll algselt sõjaväehospidal ja polikliinik oli polikliinik, teine statsionaar Ravi tänavas ehitati aga ümber sõjaväekasarmutest. 60. aastate alguseks oli Siljutises lootusetult kitsaks jäänud ja see tingiski 1962. aastal Ravi tänava statsionaari avamise. Mõte liikus päris uue haigla ehitamisele juba tollal, selle planeerimiseni jõuti aga alles 80. keskel. Ehitama hakati 1988. aastal, 2 aasta pärast tööd seiskusid. Ehitustöö algas uuesti pärast 15 aasta möödumist 15. oktoobril 2003. 1996-97 oli haiglahoone valmis ehitamine nii Riigikogu sotsiaalkomisjonis kui Vabariigi valitsuses prioriteediks tunnistatud ja 97. aasta riigieelarves oli selleks 10 miljonit krooni. Siiski seiskus ehitus taas. Alles mais 2001 allkirjastasid Eesti Vabariigi peaminister ning sotsiaal- ja rahandusminister ühiste kavatsuste protokolli, millega kinnitasid valmidust teha kõik, et haiglahoone ehitus 2002. aasta alguses jätkuks. Siiski võttis Riigikogu alles 2003. aasta juunis vastu lisaeelarve, millest 263 miljonit oli ette nähtud Pärnu uue haiglahoone valmis ehitamiseks. Nüüd oleme suure sammu edasi astunud. Ehitajatel jätkub tõsist tööd veel peaaegu aastaks. Töömahuka objekti puhul on vastutuski suurem ja eksimusi tuleb vältida. Regulaarsetel nõupidamistel paneb peaehitaja FKSM koos alltöövõtjatega töögraafiku täpselt paika. Objektil sõdib üheaegselt kümneid ja kümneid töömehi ja pole ühtki hetke, kus lõpptähtajast kinnipidamine kahtluse alla satub. Näidispalati avamine 15. märtsil 2004. Ehituse taas alustamisest on möödas 5 kuud, on üks vaheetappe enne lõpuspurti. Vastavalt eelmise aasta septembris allkirjastatud lepingule on ehituse tellija Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja Pärnu haiglast saab valmiva hoone rentnik. Ehitaja FKSM lubab, et ehitustööd lõpevad septembris-oktoobris ja siis võib haigla uude majja kolida. Täpselt ja põhjalikult planeerivad haigla töötajad eesotsas juhatuse esimehe Urmas Sulega raviasutuse funktsioneerimist uues hoones. Siinkohal on paras aeg taas natuke ajalugu meenutada. Nimelt pidi 1986. aasta planeeringu kohaselt kerkima Ristiku tänavale palju suurem haiglakompleks, kui see praeguseks valmis on saanud. 240-kohalisele kirurgiakorpusele pidi hiljem lisanduma 160-kohaline naiste haiguste korpus ning veelgi suurem sisehaiguste korpus. Koostöös Sotsiaalministeeriumi ja Maailmapangaga koostas Pärnu haigla 1994. aastal haiglahoone ehituse uue plaani. Sellega jäi pooleli olevast kirurgiakorpusest alles ainult hoone karkass. Ristiku tänavale projekteeriti esimene kaasaegsetele nõuetele vastav haigla. Tervishoiuameti järelevalveosakonna juhataja Peeter Mardna on üks neist, kes ehituse ajal haiglahoone kerkimist kaemas käib.
Marna näeb juba lõppjärgus ehitust, kus tööd sujuvad, objekti valmimiseni on jäänud 2 kuud. Nüüd on tegemist väga piduliku hetkega, millele haigla juhtkond on kutsunud kaasa elama kõik olulised persoonid. Ehitajafirma FKSM-i esindaja Kaido Fridolin annab tellija Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi esindajale Tiit Ottisele objekti üle. Seejärel sõlmib Riigi Kinnisvara Pärnu haiglaga rendilepingu. Sellest hetkest on fikseeritud vee, elektri ja soojanäidud. Nüüd hakkab neid tasuma ja maja hooldama hoone rentnik. Pidulikule tseremooniale palutud saavad teha ringkäigu majas, mille haigla lubab kiiremas korras kasutusele võtta. Ja järjekordne koosolek teemal, kuidas haigla uues hoones tööle hakkab. Arutatakse, õigemini pannakse lõplikult paika, kuidas kasutada ruume ja jaotada mööblit. Koosolekut juhatab juhatuse liige Veiko Vahula. Enne kui haigla uude hoonesse jõuab kolida, teevad selle laste osakonnale rõõmu head annetajad. Pärnu jõuluvanade konverents koostöös vedajate ümarlauaga külastas 9. detsembril Pärnu uut haiglahoonet ja sisustas laste osakonda lastenurga. See koosnes firmas Ahaste puit valmistatud mööblist ja suurest hulgast erinevas vanuses lastele mõeldud mänguasjadest. Ongi käes aasta lõpp.
Jõulupeol võivad Pärnu haigla töötajad rõõmu tunda nii haigla valmimisest kui sellest, et Pärnu linnavalitsuse ja Pärnu Postimehe traditsioonilisel küsitlusel on Pärnu haigla valmis ehitamine kuulutatud aastateoks. Aga veel pole kõik, sest uus maja on küll valmis, kuid haigla töötab ikka veel endistes ruumides. Juba jaanuaris hakkasid haiglatöötajad asju pakkima ja uude haiglasse viima. 9. jaanuari suurtorm ja uputus võtsid küll hetkeks hoo maha, sest haiglahoonetele tegi torm samuti liiga, pealegi tuli abi anda kannatanutele. Seejärel aga jätkusid pakkimine ja muud ettevalmistustööd taas täie hooga. Suur haigla, kus on hulk teenistusi ja ligi 900-liikmeline personal, vajab kolimiseks aega. Väga tähtis on aga kõige täpne planeerimine. Nii-öelda paberil asuti kolimist ette valmistama juba suve lõpul. Siin näete ühte paljudest koosolekutest. Kolimisse juhtgruppi kuulusid juhatuse liige Karl Kukk, anestesioloogia, operatiiv- ja intensiivraviteenistuse juhataja Raido Paasma ja haldusteenistuse juhataja Riho Tipp. Kolimise plaani on haigla juhatus kinnitanud juba novembris. 21. veebruariks, kui asutakse patsiente kolima, on muu kolimistöö peaaegu tehtud ning mööbel ja aparatuur uues majas paigas. Patsientide kolimisel on lisaks haigla kiirabile abiks Pärnu pataljoni kiirabiauto. Et haigete kolimine on kõige keerukam, lükati plaaniliste haigete vastuvõtt natuke edasi. Neil oli selle üle vaid hea meel, saavad nad ju ravile tulla uude majja. Esimesed, kes hommikul uude majja toodi, olid 2 sünnitusosakonna patsienti. Järgmisteks päevadeks on planeeritud haigla kirurgia ja ortopeedia osakonna, laste närvi-, sise- ja südamehaiguste osakonna kolimine. Kliiniku kolimine algab reede pärastlõunal, sest kuni keskpäevani võeti veel suur sepas patsiente vastu. Kolimine lõppes juba reede õhtuks, kuigi oli esialgu planeeritud nädalavahetusele. – 2005. aasta märtsi seisuga töötab Pärnu haiglas 912 inimest, nii on haigla Pärnumaa suurim tööandja. Asutuse eelmise aasta käive oli 186 miljonit krooni. Pärnu haigla teeninduspiirkonna moodustavad umbes 100 000 Pärnumaa elanikku. Lisaks tuleb haigla teenindada turiste, kelle arv üksnes suvel on üle 300 000. Haiglal on oma
oma visioon ehk hulljulge eesmärk olla Eesti parim keskhaigla. 10–15 aasta pärast peaks Pärnu haigla olema hea mainega õpetav keskhaigla, kus on kaasaegsed ravi- ja diagnostikavõimalused, head tingimused puhkuseks ja olmeks patsientidele, nende lähedastele ja töötajatele. Visioon seostub Pärnu haigla patsiendikesksuse, kõrge ravikvaliteedi, töötajate kõrge kvalifikatsiooni ja usaldusväärsusega. Kõik see peaks tagama, et haigla on tõmbekeskus nii patsientidele kui personalile.